Virumaa jahimehed korraldasid endale tegusa päeva. Hangiti hulk faasaneid ja lasti nad maha. Sündmus sai sotsiaalmeedias ka kajastatud ning sellega hulk loodussõpru närvi aetud. Mul on alati olnud arusaamatu see, et kui surnud loomadega poseeritakse. Et tänapäeva maailmas eriti, kus vägivald on nii normaliseeritud ja see tegelikult põhjustab inimestel juba ka vaimse tervise probleeme, sest vägivalda on nii palju igal pool väga graafilist, et see on lihtsalt veel üks näide sellest. Selles suhtes, et eks igaühel on oma arvamus. Et meie oleme küsinud ilusti keskkonnalt selleks luba ja seda võib teha, kui on luba antud. See ei ole lõbu pärast, see ei ole selline tegevusviis, et me ei tapa kedagi lõbu pärast. Meie kütime. Paljud vahet ei näe? No see on inimeste arvamus. Me ei saa seda muuta, kui nad ei tea sellest midagi. Lõbu ja küttimise omavaheline seos antud juhul jääb aga nii fotosid kommenteerinud inimestele kui ka praegu sotsiaaldemokraatide ridades olevale, aga varem Roheliste erakonda juhtinud Züleyxa Izmailovale segaseks. Antud juhul on muidugi probleemne ka asja sisu, sellepärast et see on ju vaid ja ainult meelelahutuse eesmärgil loomade tapmine ja siis sellega hiljem kelkimine. Et ma ei tea, aastal 2026 sellises olukorras, kus me maailmas oleme, nautida või leida sellest naudingut on minu jaoks täiesti arusaamatu. Kasvandustest või jahisündmustel põgenenud loomad looduses ei ole suutnud Eestis kolooneid moodustada. Neid saab osta ka kasvandustest, looma hind on 15–30 €, aga sõltub väga palju ka ostukogusest, vanusest ja hooajast. Seaduse järgi käsitletakse faasanit jahilinnuna ning millegi keelatuga tegemist ei ole. Põhimõtteliselt jaht on niimoodi, et tuuakse linnud ja siis lastakse nad vabadusse ja koerad saavad tööd teha. Kes otsivad ja kes toovad nii-öelda tabatud ulukit, lindu siis ühesõnaga. Kedagi loodusesse ei jääta, et selles suhtes, et ikkagi kõik kütitakse ära. Kodus faasanite pidamine on võimalik, aga raske. Esiteks ei saa neid panna kanade sekka, söömiseks mune neilt ei saa, liha on hea, aga seda peab oskama teha ning pidamise mõttes on tegu ka suhteliselt keerulise linnuga, kuna faasan kardab kõike, võib olla riiaka iseloomuga ning põgeneb metsa kohe kui saab ja koju tagasi ei tule.